Nüüd on mul suur au ja hea meel siia kutsuda kolleegid, kellega heita pilk siis, kuidas see kõik pihta algas. Külli Riin, ole hea, Priit Hõbemägi, Andres Kõnno, Indrek Ibrus on seal ja Olle Mirme ka paluks siia toolidel istet võtta ja lähme siis teema juurde, et kavatutvustusest hüpates üle. Olle Mirmel jäi stsenaarium veel kooskõlastamata, aga ta on kohe tagasi. Ja meie teemaks, siis arutelu teemaks on siis meediaharidus BFM-is. Tallinna Ülikool, kes me sünnipäeva peame, on tunduvalt laiem ja väga mitmete elualadega tihedalt seatud, aga meie rolliks siin BFM-is meedia ja kommunikatsiooni suuna peal on siis just meedia ja meediaharidus. Oleme kindlal veendumusel ja arvamusel, et meediastunud maailmas ongi kommunikatsioon üks kõige olulisemaid asju üldse, mida uurida ja mille arenguid jälgida ja siin ka sõna sekka öelda. Aga liigume ajas natukene tagasi. Et mina ei ole nende algusaegade juures olnud, kui BFM ja meediaharidus üldse siin Tallinna Ülikooli sildi all kokku said. Tallinna Ülikooli sünnipäeval arutleti, et millist aastaarvu võiks kasutada sünniaastana. Jõuti 13. sajandisse Dominikaani kloostri raamatukoguni. BFM nii kaugele minna vist ei saa, kuigi kommunikatsiooni esimesi märke võib tähistada aastatuhandete taguselt. Aga hüppame eelmise aastatuhande lõppu või selle aastatuhande algusesse, sest ma päris täpselt ei tea, millal ikkagi algasid Balti Filmikooli ettevalmistuse tegevused. Sest taasiseseisvunud Eestis oli tekkinud hästi palju erinevaid kõrgharidust andvaid institutsioone, nende hulgas ka Concordia ülikool, kes on üks meie alustaladest, aga ka Tallinna Pedagoogilises instituudis oli mitmed erialad, mis hiljem on sulandunud siis tänasesse BFM-i. Õige inimene vist esimestele teedele juhatama meid on Indrek Ibrus. Sina olid üks, kes kirjutas Balti Filmi meediakooli asutamiseks vajalikke dokumente. On mul õigus? Nojah, üks neist. Tere. Sa küsisid, et mis see õige aeg on, et millal need tegevused selle kaubamärgi ehk Balti Filmi ja meediakooli asutamiseks hakkasid. Loomulikult tuleb mainida, et enne seda oli veel palju muud, eks ole. Aga ma kuud ka ei mäleta, aga ma arvan, et see oli kuskil mai-juuni 2004. Mis lugu, kui päris ausalt öelda, oli tegelikult ikkagi filmihariduse keskne. Ja mõningate seniste läbikukkumiste keskne. Et ühest küljest leiti, et filmiharidus Eestis oli küllaltki vähe praktiline, oli teoreetiline, ta ei olnud küll piisavalt tehniline, aga võiks olla kõike seda ju rohkem. Ja siis umbes seal 2003 lõpp 2004 alguses hakkasid Eesti Filmi Instituudis arenema ideed, et kuidas hakata sellist uue ajastu uut Eesti filmisüsteemi üles ehitama ja leiti minu meelest üsnagi targalt, kui tagantjärgi mõelda, et seda uut süsteemi peab hakkama ehitama siis koolist. Peab hakkama inimesi uutmoodi õpetama. Ja selleks hakati asutama samme, eks Tallinna, nagu sa ise mainisid, Tallinna Ülikoolis oli juba sees Arvo Iho poolt loodud filmiõpe ja samal ajal, ja nüüd me jõuame selle meedia poole peale, oli Concordia, eraülikoolis Concordia alustanud audiovisuaalse fookusega meediaõppe oli kuidagi nagu hädas, sellepärast, et Concordia ülikool oli pannud kõrvad pea alla või palja alla, kuidas seda öeldakse. Ja oli see meediaõppe oli üle antud Audentese ülikoolile tol hetkel, aga Audentese ülikool muidugi näinud selles erilist väärtust.
ja oli oht, et see asi läheb üldse kinni ja see nii-öelda alustatud initsiatiiv Tallinnas meediaharidust anda kukub läbi ja jääb ajalukku. Aga siis Filmi-instituudi Audentese ülikooli ja Eesti Filmi Sihtasutuse läbirääkimistel leiti, et on aeg liikuda selle poole, et asutada üks uus Tallinna Ülikooli kolledž. Huvitaval kombel oli selleks Põhjalast laokil üks raha, mida oli võimalik ära tuua tol hetkel ja see raha ei olnud ebaoluline. Rahaga ikkagi saab teha asju, saab ehitada uusi asju, saab osta tehnikat ja nii edasi. Nii et mind võeti seda uut töögruppi koordineerima, mis seda uut plaani kokku pani. Selle käigus intervjueerisin ma tohutul hulgal Eesti meediatööstuse tollaseid juhte, filmitööstuse tollaseid juhte ja panin kokku ühe plaani, mis nagu Martin Adamsoo, kes oli tegelikult selle ideestiku taga, hiljuti ka kuskil kirjutas, et plaan ise sellest ei ole teostanud eriti midagi, aga oluline, et oli tol hetkel plaan ja mille alusel meid rahastati ja the rest is history. Nii et ma ütleksin, et kui me räägime siin täna meedia ja kommunikatsiooni haridusest, siis BFM mingis mõttes päästis, see fakt, et BFM asutati päästis tol hetkel meediahariduse Tallinnas, sest väga tõenäoliselt oleks läinud erinevate tuulte teed tol hetkel, kui seda BFM asutamise teed ei oleks tekkinud. Nii et kadunud Agi Shein, kes kindlasti oli ka üks suur tugisammas selle arengu taga koos Martin Adamsoo ja paljude teiste kaastöötajatega see oli üsnagi oluline samm, kui me mõtleme kõige edasise peale ja Eesti arengu peale laiemalt siis aastal 2004. Aga jah, eelnevad tegevused toimusid kõik 2004, aga ma saan aru, sünnipäeva peame me 2005. aastast lähtuvad, kui siis lõpuks kirjutati ära päris ametlik Tallinna Ülikooli kolledži asutamise dokument. Jah, nii et sellel tänaseks üsna uhkeks ja tugevaks kasvanud puul on sügavad juured meie ajaloos ja kokku on toodud erinevaid kompetentse ja inimesi. Indrek saab pikema pilguheidu tulevikku teha pärast seda paneeli, nii et praegu Indrek ma selle küsimusega rohkem rohkem seda ei küsi. Liigun edasi ajaloost. Priit Hõbemägi, kas vastab tõele, et sina oled siin sellepärast, et sulle helistas Tiina Hiob? Ma loodan, et jah. Ja Tiina Hiob tõepoolest helistas mulle, et see kõik toimus kusagil aastal 2010, võib-olla ka 2009 ja kui vaadata nüüd jälle, nagu sa juba otsid juuri, siis juured on selles, et Tallinna Ülikooli rektor Rein Raud oli seisukohal, et ühel korralikul ülikoolil peab tingimata olema kommunikatsiooniinstituut. See asi oli selles, et kommunikatsiooniga seotud need erialad olid siis Tallinna Ülikoolis või õppekavad olid Tallinna Ülikoolis jagatud laiali väga erinevatesse instituutidesse. Instituute oli kunagi siin suur hulk ja kuna Raud soovis siis asutada ka kommunikatsiooniinstituuti, siis kõigepealt otsis ühe inimese. Selleks inimeseks oli siis Kaja Tampere, kes toona oli Soomes Jyväskylä ülikoolis, oli teadur ja tema omakorda siis hakkas väikest inimeste ringi või asutajate ringi kokku kutsuma. Siis sellise seltskond, mis siis lõppkokkuvõttes andis oma allkirjad instituudi asutamisele ja moodustasid selle esimese nõukogu, oligi siis Kaja Tampere, siis oli Linnar Priimägi, Tiina Hiob, Krister Kaljund ja mina kui tööandjate esindaja töötasin siis Eesti Ekspressi kirjastuses toona, nii et need kohad, kust inimesed siis pärit olid, oli siis Kaja Tampere Jyväskylä ülikoolist. Linnar Priimägi oli siis psühholoogia instituudis reklaami- ja imagoloogia osakonna dotsent, Tiina Hiob oli sellesama osakonna lektor ja Krister Kaljund oli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi dotsent ja 14. juunil 2010 siis asutati kommunikatsiooniinstituut Tallinna Ülikoolis. Ja kui neid asutamisdokumente vaadata, siis põhjustena on siis kommunikatsiooniinstituudi loomise põhjendusena on siis märgitud senatile saadetud kirjas nii.
nõudlus Eesti ühiskonnas kommunikatsiooniala ekspertide järele on suurem, kui Tartu Ülikool suudab oma praeguste ressurssidega ning lähiaastateks planeeritud potentsiaaliga nii inimeste kui materiaalsete vahendite poolest ette valmistada. Ja lisaks on märgitud veel sedagi, et eraülikoolide jätkusuutlikkus, arvestades demograafilisi prognoose ja hariduspoliitikat üldiselt, on samuti kaheldav. Nüüd, mis oli oluline, oli see vana nali ujuma õppimisest basseinis, kus ei ole vett. Selleks ajaks 2010. aastaks Tartu linnas mingisugust ajakirjandust enam sisuliselt ei eksisteerinud, kõik oli kolitud juba Tallinna. Ja selles samas kirjas on siis öeldud ka seda, Tallinnas kui Põhja-Eesti niinimetatud tõmbekeskuses ja riigi pealinnas on kommunikatsiooni laiapõhjaline õppe süsteemselt korraldamata ning seega ka valdkonna arenemisvõimalused nimelt lihtsalt selle korraldusliku aspekti tõttu piiratud. Samas on enamus tööandjaid just Tallinnas ning seetõttu tulevaste tudengite loogiline huvi Tallinna kui õppimiskeskkonna suhtes mõistetav. Ja kui instituut asutati, siis selles instituudis oli seda tahtmist oli palju rohkem kui ressurssi. Inimesi oli vähe, tegelikult ei olnud ka ühtegi koodi, mille järgi ajakirjandust õpetada. Ja seda kõike algus oligi selline tehtud üsna huvitavalt, et kuna selle kommunikatsiooniõppe ja kommunikatsiooni instituudi loomisi üks peamisi tagamõtteid või mõtteid oli tuua siis ajakirjanduse, mitte meedia, vaid ajakirjanduse õpetamine siis Tallinna Ülikooli, siis oleks selleks vaja olnud koodi. Aga kuna ajakirjanduse õpetamise vastutusala kuulus Tartu Ülikoolile, Tartu Ülikool ei soovinud seda loomulikult kellelegi ära anda, veel vähem soovis Tartu Ülikool seda kellegagi üldse jagada, kuigi sõnades seda tehti, tegudes mitte, siis pidid instituudi asutajad olema mingis mõttes kavalad. Ja nimelt oli siis Tallinna Ülikoolis Slaavi instituudis olemas üks kood, millega õpetati siis tõlktoimetajaid ja selle koodi alt siis hakati kõigepealt õpetama ajakirjandust kõrvalainena. Et see oligi siis esimesel aastal, 2011. aastal, kui hakati õpetama kõrvalainena praktilist ajakirjandust ja selle esimese aasta praktilise ajakirjanduse kohustuslikud ained olid ajakirjandus, kommunikatsioon ja ühiskond, meediatekstide analüüs, ajakirjanduse eetika ja eneseregulatsioon, intervjueerimistehnikad ja uudislugu, olemuslugu ja reportaaž ja valikained oli siis, millest sai valida ühe, oli sissejuhatus uude meediasse, arvamuslugu ja juhtkiri, uue meedia praktikum, Eesti ajakirjanduse ajalugu, pressifotograafia, ajakirjanduslik loov kirjutamine, innovatsiooni ja teadus ajakirjandus. Et nendest valikainetest sai valida siis ühe, et mitte just väga suur valik, aga tollal püüdsime siis vähesesse suruda maksimumi, mis vähegi võimalik oli. Ja juba järgmisel aastal, siis 2012. aastal võeti vastu esimene kursus juba ajakirjanduse õppekavale, mis oli siis koostatud Kommunikatsiooni instituudis. Peamisteks autoriteks olid siis Mart Raudsaar, Priit Hõbemägi ja Barbi Pilvre. Ja sealt läks siis ajakirjanduse õpetamine lahti. Nalja sai kahtlemata palju, sellepärast, et sellise hoogsa Kommunikatsiooni instituudi asutamise juures oli siis ülikooli juhtkonnal täiesti läinud meelest ära kuidagi ka rahaliste ressursside ja ruumidega kuidagi instituut varustada. Sellest tekkis palju küsimusi, korraga teatati, et kuna instituut on tegutsenud ülikooli ruumides, siis neil on tekkinud hiigel suur võlg, mida tuleb nüüd hakata tagasi teenima. Ühesõnaga, seal juhtus mitmesuguseid lõbusaid ja ka kurvamaid hetki, aga esialgu oli siis õpetamine, ajakirjandus oli tasulise õppe üks osa, õpilased olid väga hästi motiveeritud ja neid oli lihtsalt selline rõõm õpetada. Hiljem institutsionaalse reformi käigus siis ühendati see tohutu hulk instituute, mis Tallinna Ülikoolis oli, väiksemaks suuremate instituutide või üksuste grupiks
ja siis niimoodi Kommunikatsiooni Instituut liideti BFM-iga, et sinna tuli ka muid üksused juurde, nagu tavaliselt ikka. Liitmiste puhul keegi on liitja, see oli BFM, kuna see oli mainekas ja suur. Kommunikatsiooni Instituut oli väike ja ka ilma suurte ressurssideta, aga võib öelda, et see ajakirjanduse õppekava ja need ajakirjanduse õpetamise peamised põhimõtted olla praktilisem ja anda oskusi, mida ajakirjanikud oma töös hakkavad vajama, need on siiamaani alles. Aitäh, jah, tunnistan, et see ajalugu on pakkunud tõesti nii liitmisel kui ka arendamisel üsna mitmeid väljakutseid, et see rahaline väljakutse on üks. Aga positiivse poole pealt, mis seotud ajakirjanduse õppega on võib-olla meie eripära, millest tuleb rääkima tänast ajakirjanduse õppekava vedav kuraator Külli-Riin Tigasson. Ole hea, nii ekraan kui ka see pult on sinu. Ja. Aitäh. Kui Priit Hõbemägi tegi siin sissejuhatuse sellesse, et kuidas üldse arenes ajakirjanduse õppekava BFM-is, kuidas seda kujundati, siis mina kureerin seda õppekava viimased 4 aastat. Ja on rõõm tõdeda, et ajakirjandus on üpriski populaarne eriala noorte hulgas, et meil on igal aastal üle 100 üliõpilaskandidaadi ja nendest me vastu võtame ligikaudu veerandi. Ja mida siis ootab ühte noort esmakursuslast, kes on alustanud õpinguid BFM-is? Et me ühest küljest, nagu ka Priit eespool mainis, et väga oluline on kujundada neid praktilisi oskusi üliõpilastel, mille alla siis kuuluvad nii loo jutustamine, audiovisuaalne loo jutustamine, andmeajakirjanduse töövõtted, allikatega suhtlemine. Aga teine sammas, mis on ka väga oluline ajakirjanike ettevalmistamisel, on teoreetiliste teadmiste kujundamine. Et kui sa tahad olla hea ajakirjanik, ei piisa ainult sellest, et sa oskad lugu jutustada, et sa tead, kuidas lugu üles ehitada, vaid et sa pead ikkagi ka aru saama sellest, mis on ühiskonnale need olulised teemad. Sa võiksid ka tunda kitsamalt mõnda valdkonda. Ja sellepärast me ka siin teoreetiliste ainete raames siis õpetame ka ühiskonnateooriaid, riiki, poliitikat, valitsemist, kommunikatsiooni- ja meediateooriaid ja ühtlasi me näeme ka vajadust anda ajakirjanduse üliõpilastele üsna õpingute alguses selge signaal, et te võiksite juba oma õpiteekonna alguses mõelda, et mis on need valdkonnad, millest te tahaksite ajakirjanikena rohkem kirjutada ja rääkida, et kui näiteks sind huvitab poliitika või keskkond, et siis võiksid ka teha juba õpingute vältel vastavaid vabaainete valikuid, et olla ka sisuliselt kompetentne. Nüüd tõepoolest, et kui meile tulevad üliõpilased õppima, et siis neid tõmbab just paljuski see teleajakirjanduse tugev seis BFM-is, et sellest me räägime ka veel natukese aja pärast. Aga et me tegelikult ei õpeta kaugeltki mitte ainult teleajakirjanikke, et meil on samamoodi me keskendume ka kirjutavale ajakirjandusele õpingute vältel, siis läbitakse 6 EAP praktika toimetustes. Siis me julgustame üliõpilasi kasutama ka rahvusvahelisi õppimisvõimalusi, nagu muidugi kõik ülikoolid, et minna semestriks välismaale. Ja me julgustame neid ka kasutama võimalust osaleda välispraktikatel, et meil just näiteks eelmisel nädalal üks peatne lõpetaja suundus praktikale New Yorki, et see sai võimalikuks BFM-i välisministeeriumi ja siis ühe väliseesti diasporaa Vaba Eesti sõna koostöös, et kasutatakse ka siis Erasmus Plussi selleks, et minna välismaale praktikale.
Ja mida ma tahaksin eraldi esile tõsta, on see, et meie teise kursuse või teise aasta üliõpilased on jõudnud oma õpingutes nii kaugele, et nad on tegelikult suutelised tootma uudistesaadet televisioonis. Et selle nimi on Luna TV ja selle Luna TV uudistesaade hakkas tegelikult käima, selle käivitas telemagistrandide õppekava, aga siis aastal 2021 me hakkasime otsima võimalusi pakkuda seda ka bakalaureuse taseme ajakirjanduse üliõpilastele. Ja see siis seda Luna TV-d nad teevad ülikoolilise elu projekti raames, see on interdistsiplinaarne, et sinna on lisaks ajakirjanduse üliõpilastele, keda on umbes pool sellest Luna toimetusest, on kaasatud ka teiste erialade üliõpilasi, seal võivad olla AV meedia tudengid, seal võib olla, on ka psühholooge, on olnud ka teiste kommunikatsiooniainete üliõpilasi. Ja seal siis üliõpilased ise täidavad kõiki rolle, nad on ise reporterid, nad on ise valivad endale kas peatoimetaja või mitu, ise on režiipuldis. Aga ma nüüd paluks videot, et näidata, kuidas see saade välja näeb. Siin on katkendid. Aitäh! Tere õhtust, armsad vaatajad! Luna TV on puhkuselt tagasi ning alustame uut hooaega veidi teistsugusel noodil. Oleme eetris BFM-i stuudios, kus on sellest aastast kõige kaasaegsem teletehnika, mille sarnast mujal Eestis veel ei ole. Sel hooajal on meil varuks palju põnevaid uudiseid ja asjalikke külalisi. Meie oleme Visiooni toimetus ja toome teieni täna olulisemad uudised nii ülikooli seest kui ka väljast ning samuti head kevade algust, sest täna algas ju kevad. Issand Prudence, meil on täna saates peaminister Kaja Kallas ja meelelahutab Brigitte Susanne Hunt. Kas oleksid seda kunagi uskunud? Ei oleks, aga on tunda, et oleme südamega asja juures olnud ja mina igatahes olen väga elevil. Aeg on lennanud ja nüüd viskame pilgu peale, mida põnevat meile tänane saade siis toob. Täna saates eksklusiivne ülevaade peaminister Kaja Kallase tööpäevast ning selle telgitagustest. Stuudiosse tuleb juuratudeng Brigitte Susanne Hunt, kes räägib oma õpingutest ning segab ka paar jooki kokku. Täna saates käime erinevate ülikoolide avatud ustepäevadel, millega ülikoolid teineteist üle trumpavad. Toome teieni kõige aktuaalsemad ülikooli uudised koos kooli sünnipäevapeoga. Nagu sel hooajal kombeks, uurime ka täna, kuidas elukallidus üliõpilasi mõjutab. Elukallidus on teema, mis ei jäta kedagi külmaks. See määrab meie igapäevaseid valikuid. Esimesi uudiseid tudengite fiktiivabieludest hakkas Eesti meedia kajastama 2021. aastal. Sellest on kujunenud justkui avalik saladus. Tere tulemast! Tere! Tere õhtust! Alustuseks küsiksingi, et mis üldse on sotsiaalmeedia personaalbränd ja milleks on see tänapäeval oluline? Kairi, et ma saan aru, et TikTok on mingi teema ja seal on mingi trendid ja ma peaksin midagi tegema, ma mingi unusta ära need riisid, sleid, käpid, sul ei ole vaja #for you page'i. Sa pead aru saama, mida inimesed tahavad. Aga ma arvan, et see ongi Eesti elu, et mis see poliitik siis teistmoodi on. Ja aeg! Ei olnud probleemi. No üks on kindlalt sees. Nii. Siis kahele küsimusele ootame sellist kiiret, konkreetset vastust sinu käest. Esimene, kas sa oled kunagi oma kallima telefonis luuranud? Mitte kunagi. Sel ajal, kui mul olid sellised kallimad, kelle puhul see oleks tekitanud nagu teatavat kiusatust, siis end telefoni meil polnud lihtsalt. Ja loodetavasti on ikka enamus inimesi juba aru saanud, et ka siis, kui sa siit ülikoolist diplomi kätte saad, siis on õige pea sul asja siia tagasi tulla. Päris lahe, et sellised võimalused on elukestvaks õppeks erinevates ülikoolides loodud. Sügav veendumus, mis on faktidel tuginev, et see annab kindlasti arutelule kaasa. Ja selles mõttes on see väga tänuväärne. Tallinna Ülikool on pikalt selle protsessiga kaasas käinud ja oma sellise väga tugeva ja jõulise panuse andnud. Kohtume juba järgmisel nädalal. Ja et nagu te nägite, siis need lood ja need teemad, millest Luna TV uudised räägivad, on küllaltki mitmekesised ja üliõpilased ütlevad tavaliselt pärast selle projekti läbimist, et see on äärmiselt raske, ajamahukas, aga et selle käigus õpib tohutult palju, et mitte ainult siis ajakirjanduse loomise ja televisiooni kohta, vaid ka meeskonna töö kohta.
et neid on kokku siis 6 saadet, 15 minutit on need pikad ühes semestris. Ja ma näitan ka, siin on loetelu siis kursustest, mis aitavad neid üliõpilasi ette valmistada selleks, et nad juba teisel kursusel on suutelised tootma sellist uudistesaadet, et nendest, see on üks kursus, telekriitiline analüüs, see on küll 3. kursus, seda nad ei ole veel läbinud, enne kui nad Lunat teevad. Ja see on aga 5 kohustuslikku telekursust on meil ja siis 2 on valitavad, sealhulgas Luna. Ja praktilise ajakirjanduse õppest ma tõstaksin veel esile seda, et esimesel kursusel üliõpilased, neil on ka raadioajakirjanduse kursus, kus nad siis hakkavad tegema podcast'e, millest mõned jäävad püsima veel palju kauemaks kui see kursus, mille raames nad hakkavad neid tegema ja me tegelikult näeme ka, et kui üliõpilasi, me teeme nendega vastuvõtu intervjuusid, siis päris arvestatav hulk üliõpilaskandidaate ütleb, et nemad näevadki ennast tulevikus raadios või podcastide tegijatena, et näeb, et noorte hulgas on huvi nagu kasvanud selle audiovormis ajakirjanduse vastu. Ja alates 2022 sügisest on meil võimalik valikainena õppida ka andmeajakirjandust, seegi on üliõpilaste sõnul keeruline kursus, aga nad omandavad seal väga olulised töövõtted andmeajakirjanduseks nagu R ja nad töötavad siis ka välja sellise andmeajakirjandusprojekti kava. Aga nüüd läbi selle sama praktilise ja teoreetilise õppe põimimise ongi siis meie eesmärk on ette valmistada professionaalseid ja vastutustundlikke ajakirjanikke, kes siis saavad aru, milles seisneb ajakirjanduse ja ajakirjanike roll demokraatias, kellel on tugev professionaalne identiteet. Ja loomulikult me õpetame ka ajakirjanduse eetikat, et see on põimitud erinevatesse ainetesse, aga nüüd alates järgmisest õppeaastast me nägime vajadust, et tuua siis sisse ka esialgu valikainena uus eetikakursus, mis on küll ühe teise instituudi oma, aga et seal nad siis õpivad ka moraali, filosoofia, teooriaid, õpivad erinevat valdkondade eetikaid nagu tehisintellekt ja eetika, tehnoloogia ja eetika, keskkond ja eetika. Ja erinevates ainetes siis ka üheks läbivaks teemaks on ka desinformatsioon, väärinfo, kuriinfo, et siis nad oskaks ikka mõtestada ajakirjanduse rolli selles meediaruumis kõige laiemas mõttes, kus siis paraku levib ka infokorratus. Ja nüüd mõne sõnaga kiirelt tulevikust, et sellel kevadsemestril on ajakirjanduse õppekava arenduses ülikooli õppekavade laboris, et selle raames me siis koos vilistlaste, praeguste üliõpilaste, tööturu esindajatega vaatame otsa sellele õppekavale ja analüüsime, et mida ja kuidas peaks muutma suuremate ühiskonna muutumiste käigus. Ja me oleme teinud selle raames ka intervjuusid praeguste üliõpilastega, teada saada, milline on nende õpikogemus. Ja tegelikult rõõm on tõdeda, et üliõpilased hindavad ikka üsna kõrgelt meie õppekava. Neile meeldib see, kuidas seesama praktilised projektid ja teoreetiliste teadmuste õpetamine on omavahel lõimitud. Et nüüd lõpetuseks paar katkendit tudengi intervjuudest. Aga aitäh! Oota, las nüüd inimesed loevad. Ma panen nüüd tagasi siis. Jah, aitäh, Pilvin. Ja nende toredate tsitaatidega on tore edasi liikuda. Et kui bakalaureuse tasemelt saavad tudengid siis esimesed teadmised, akadeemilised teadmised ajakirjandusest ja kommunikatsioonist, juba oleme sisse integreeritud ka näiteks andmeajakirjandusse, on ka tehisaru kasutamise ülesanded sees, et ehk see kogu see õppeprotsess on väga dünaamiline ja me üritame ajaga kaasas käia. Aga nüüd liigume ajas edasi magistritasemele ja nimega Andres Kõnno, ole hea, tule räägi sina siis nüüdismeedia magistrit
magistrite õppekavast. Jaa, kas ma tõusen püsti, tulen sinna? Kuidas mugavalt tunned ennast? Mul ei ole slaide, ma räägin niisama, siis ma räägin siit samast. Mina tulin ülikooli 2018 veebruaris ja see magistriõppe nüüdismeedia muide, mis on meie oma leiutis, siit minu mõelest, et Indrek teab täpsemalt, kuidas see sõna sündis, aga meil on ka nüüdiskultuur tühis, jah, et meil on mingi nüüdisasja magistriõppe ja siis olid meil kohe tulemas 2018 suvel esimesed lõpetajad, kes astusid siis sisse 2016 suvel, ma arvan. Ja see nüüdismeedia magistriõppe koosnes algusest peale 2 moodulist, üks on telemoodul ja teine oli siis, või tegelikult oli 5 moodulit päris alguses ja seal oli see ideaal, et need moodulid on omavahel vabalt nii-öelda ristatavad, et sealt üliõpilane ise koostab oma individuaalse plaani ja saab endale panna kokku unikaalse õppekava ja selle järgi siis lõpetada. See oli katastroof selles mõttes, et see oli ilus plaan, aga see ei töötanud, sest et Hagi Žeini magistri või telemagistriõppe oli tegelikult väga kompaktne ja ta on siiamaale, eks ole, Olle räägib sellest kohe, et sinna midagi vahele ei mahu ja sellisel kujul, et keegi võtab veel mingi telerežii sinna kuskilt meediamajanduse või mingi digikultuuri või meediainnovatsiooni kõrvale ja kombineerib seda veel ajakirjandusega, et see oli ulme lihtsalt, et ta ei töötanud ja me läksime kohe edasi sellise 2-moodulise süsteemiga, et meil on telemagistrid ja on meediauuringute moodula. Nüüd, ja see skeem on tegelikult töötab tänapäevaseni. Meil on telemagistrid suhteliselt eraldiseisvad, meil on väga pigem vähe neid kattuvaid aineid, mõned on, ja siis on meediauuringute moodul, mis on siis meediamajandus, meediainnovatsioon, digikultuur, meil on suur meetodi ainete plokk, kus on väga palju igasuguseid kultuuriandmete analüüsi meetodeid, üldmeetodid, meediaetnograafia, erinevad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed lähenemisviisid, mis on kõik mõeldud selleks, et üliõpilane lõpetaks selle meediaõppe magistritööga. Nüüd selle 7 aasta jooksul juba on juhtunud 3 suurt asja, mis on kõik väga tugevasti mõjutanud seda magistriõpet. Üks on COVID, teine on sõda ja 3. on tehisaru ja sõltumata sellest, et nad on kõik nagu andnud mingisuguse väga tugeva tõuke selle õppekava arengusse ja sellise ja seadnud suuri väljakutseid, et seda kohandada nende uute oludega, on kõik need põhisuunad meil tegelikult samaks jäänud. Aga mis on oluline minu arust, on see just, et see, mis on alguses olid nagu tundusid isegi ühildamatud, mis on telemoodul ja meediauuringute moodul, on just see, et need lähenevad minu arust teineteisele ja meil on see jaotus täiesti selgelt tekkimas, et meil on see, mis toimub ekraani ees, et see on väga populaarne küll ja paljud inimesed tulevad, et siit saab ruttu rikkaks ja saab tähelepanu ja saab see näge ja kõik see, nende heeblitega seal edasi-tagasi kelgutada mingi puldi taga ja nii edasi, et see kõik ülipõnev, aga teistpidi jälle siis see, mis on nüüd ekraani taga, kogu see meediamajanduse, meediainnovatsiooni pool, kus on järjest rohkem on andmeid ja tehisaru ja kõikide nende uute meetodite rakendamine, et see tuleb järjest tihedamalt selle telemooduli külge nagu. Ja me nüüd üritame leida meil on siin telemeetrikate uus aine, mis on integreeritud siin sissejuhatusse nüüdismeediasse ja igasugused meediakultuuri praktikumid, mis võib-olla ei meeldi telemooduli tudengitele, aga mis on tegelikult väga vajalikud neile. Ja selles mõttes nad on küll jäävad eraldi seisvateks, sest et see telemoodul on väga mahukas, aga samas see väljakutse on just see, et meil on see arusaamine meediatööstusest kui tervikust, et meil on
nagu piltlikult ütlesin, et ekraani esine, ekraani tagune ja tihti see ekraani tagune maailm, et on palju suurem võib-olla isegi kui see ekraani esine, et väljakutse on seda potentsiaalsetele üliõpilaskandidaatidele selgitada ja neile see teadmine viia, et see elu ekraani taga on ka tegelikult sama põnev kui seal ekraani ees. Mis ma veel räägin? Mulle, räägi edasi. Jah, lähme edasi selle teise poolega, selle eeblite edasi-tagasi liigutamisega. Ja sinna peaks tekkima hääl. Jah, tekkis. Ole Milme, ole hea, et sina oled nüüd eest vedamas siis seda praktilist poolt. Jah, eebeldamist, jah. Et Andres on jah meie nii-öelda see suurjuht ja õpetaja kogu sellel nüüdismeedia õppekaval, et minu kätte on usaldatud see puhtalt siis nagu telemagistri õpe, mis tuleb tunnistada oma usutunnistuselt üliväga praktiline. Kurjad keeled võiks seda isegi visata nina peale, et oleme poolel teel kutsekooli suunas, aga eks me üritame kuidagi balansseerida selle vaimu teritamise ja heas mõttes või jutumärkides siis käelise tegevuse vahel. Sest et televisioon ja ühesõnaga esimene disclaimer on nagu see, et kui me räägime televisioonist, siis me tänapäeval ilmselgelt ei räägi televisioonist kui, ma ei tea, ETV-st või Kanal 2-st või TV3-st või millestki sellisest. Need on lõpuks ikkagi ainult ühed ja mida aeg edasi siis üha enamatest platvormidest, ehk et ei ole mingit vahet, kas sa toodad seda audiovisuaalset sisu YouTube'i kuskile Telia voogedastusse või ERR-i või kuhu ka iganes, lõpuks ikkagi dramaturgia on dramaturgia, ajakirjandus on ajakirjandus, kaameratöö on kaameratöö, montaaž on montaaž ja nõnda edasi, nii et selles meie erialas põimuvad tõesti väga spetsiifilised tehnilised oskused, võrdlemisi universaalsete loominguliste ja ajakirjanduslike printsiipidega. Nii et ka see, mida me üritame siis katta oma õppes, tulenevalt sellest, et kui ma ütlen, et nii platvormide mõttes on see tohutult laiahaardeline, on ta ka ju žanriliselt täiesti nagu ääretu ja piiritu, alates uurivast teleajakirjandusest, lõpetades Shiny Floor või siis nii-öelda, mis eestikeelne tore sõna oleks, läikiva põranda suurshowdeni suurtes stuudiotes ja Kulla ja Karraga ja kõik, mis sinna vahepeale jääb, spordiülekanded, uudistesaated, kõik. Lavastused, loomulikult sarjad, filmid, kõik see muu. Ja selles mõttes on meie õpe ehitatud üles sedapidi, et meil on 14 tudengid keskel läbi kursusel ja püüame neile anda selle napi 2 aasta ehk 4 semestri jooksul nagu kõigest seda praktilist puudet, kõik meie semestri ja kursuse tööd kuni diplomitööni välja on. Me kunagi ei tegele liiga palju kirjatööga, vaid meie tööd peavad olema ekraanil nähtavad ja käega katsutavad ja ninaga nuusutatavad. Nii et võib-olla siia vahepeale vaatakski korra tudengite üks väike harjutustöö oli see, et ma ütlesin, et tehtagu hästi kähku valmis üks umbes 1,5-minutine klipikene, mis seda meie eriala tutvustaks, nii et vaatame selle vahepeale ära.
ja pidin valima, kas ma käin tööl ja mul on kodu või ma käin koolis ja ma olen kodutu. I don't need your books. My son is a retard. Millal oleks parem tupsu teha, kui siis kaamera ees ärevust tundes. Aga mul süda puperdab. Meil need põhierialad kokkuvõttes ju, milleks me üritame siis inimesi kas siis edendada juba neid, kes on televisioonis tööl, keda meil on alati umbes 1/3 kuni pooled koolitulijatest ja ülejäänutel siis päris nagu nii-öelda peaaegu algusest hoogu sisse lükates. Need erialad on siis režissöör, toimetaja, saatejuht, produtsent ja ütleme uudiste poole pealt veel spetsiifilisemalt võib-olla siis ka nagu reporter. Ja nagu öeldud, see rõhk on tahes-tahtmata ennekõike praktilisel tegemisel, see on üliintensiivne. Minu kui ise hakanud koolipapa põhimure ongi, et ma neid lapsukesi suures nende usinuses katke ei teeks, üle ei koormaks, aga eks ta on lõpuks ikkagi niimoodi, et eriti see praegune kevadsemester, mis nende jaoks on siis teine semester, on neil korraga nii pagana palju asju, et tegelikult ehkki meil koolipäevad on neljapäev, reede, laupäev, siis päris elus kasutavad nad ära kõik 7 päeva ja tahaks veel 8. juurde. Ja selle praktilise poole pealt ma lihtsalt tahaks teha kiire reveransi ja hingata hästi kergendunult sisse, et meil on praegu paralleelselt alates septembrist käivitunud siis see tegemist ei ole kraadiõppega, vaid lihtsalt üks tasuline operaator-tehnikute kursus, mis kestab neil vist kuni nüüd suveni ja mis on puhas hingeõnnistus ja luksus meile kui telemagistrikursuse tegijatele, sest et sealt nad õpivad parimate opede käest täpselt seda käsitööd, mis võimaldab meil teha stuudios päriselt nagu kui mitte professionaalseid, siis 3/4 professionaalseid asju. Ja esimene semester on meil siis pühendatud uudistesaadetele, telemagasinidele, uurivale teleajakirjandusele, teisel semestril, sellel praegusel, teevad nad kursuse peale 3 lavastuslikku lühifilmi, lisaks Marek Miili juhendamisel kõikvõimalikke otseülekandeid, mis kulmineerub siis juunikuus Popgala ülekandega ja kõige kõrvalt siis veel 2 toimetuses sedasama Luna TV-d, mis on ka väga-väga suur tükk ja panus nende kooli kõrvalt. 3. semestril ehk eeloleval sügisel on stuudioshow'd, dokumentaal- ja tõsielusaated ja viimane ehk siis 4. on puhtalt diplomitöö tegemiseks ja seal siis ka nagu öeldud, need diplomitööd ei ole meil kunagi teoreetiliselt, on küll see teoreetiline osa, aga põhimõtteliselt me hindame ikkagi seda, mis on suurel ekraanil ja lõpetuseks. Ühesõnaga see on alati nagu halb maitse, kasutades ingliskeelset väljendit, see name dropping ehk siis nimede puistamine, aga võib-olla et see lõppu ikkagi on paslik mõned meie õppejõud ära nimetada, lihtsalt illustreerimaks minu väidet, et heas mõttes on see meie õppeprotsess keskaegne selles mõttes, et nii nagu toona selleks, et saada heaks kullassepaks, ei läinud sa mitte Kullassepade akadeemiasse, vaid sa läksid alustuseks õpipoisiks ühe hea kullassepa juurde. Kui sa olid eriti tubli õpipoiss, said sa mingi aja pärast kullassepa selliks ja kui sa olid veel nagu eriti vinge sell, siis sa ühel hetkel tegid ära meistrieksami ja hakkasid endale õpipoisse võtma. Nii et meie õppejõud, ütleme niimoodi, et 95% ulatuses on tegevpraktikud ja kui ma loen need mingisugused nimed nüüd ette, kes ei ole mitte ühekordsed kohtumised, vaid need, kes annavad ikkagi nagu, keda võib lugeda õppejõuks, nad annavad nagu kas pikemas sarjas loenguid või kohtuvad stuudiumi jooksul 4, 5 või 10 või 15 korda tudengitega, siis see sisult ongi selline Eesti telemaastiku koorekiht, Mari Karell, Kaupo Karelson, Martin Algus, Liana Jalukse, Marek Miil, Marko Reikop, Tuuli Roosma, Jaak Prints, Raimo Kummer, Roald Johanson, Indrek Simm, Anne-Mari Müller, Jevgeni Suupin, Jaanus Noormets, Pille-Mai Heleme, Jüri Pihel. Nii et kui meil on midagi neile õpetada, siis me proovime seda teha meie võimete ja oskuste piirides. Aitäh! Aitäh, Olle!
Jah, aplaus on alati teretulnud ja et tänu vaataja silmis on see suurem tasu, mida teletegijad tavaliselt saavad, aga aplaus kulub ka juurde ära. Lisan siit omalt poolt, et mitte kõik ei mahu magistrikursusele, et tung sinna on tunduvalt suurem, kui me suudame õpetada ja Agiseini eestvedamisel siis mõned aastad tagasi me tegime esimest korda siis sellise mikrokraadi programmi, mis kandis nimi siis toimetaja saatejuht raadios ja televisioonis. See oli väga ambitsioonikas programm, kui see oli tasuline ja kui me seda Hagiga koos kavandasime, siis Hagi sellise maksimalistina soovis sinna sisse panna nii kõik selle, mis on bakas õpetatav ja lisaks seega, mis magistrikraadi juurde tuleb ja tahtis kõik selle asja sinna ühte programmi ära mahutada. Päris niimoodi need asjad ei läinud, aga ka sealgi siis 24 ainepunkti sees said õppijad väga tugeva nii teoreetilise lähtekoha, tugeva selles mõttes muidugi mitte võrreldes päris akadeemilise õppega, aga nendele, kes siis tulevad väljapoolt alused, kui ka siis praktiliste töödega. Olles õppinud esimesest kogemusest, käivitasime sellel aastal siis teise programmi, natuke realistlikumas mahus ja see kannab nime siis saatejuht ja toimetaja televisioonis. Ja veab seda siis Urmas Eero Liiv ja kui esimese mikrokraadi programmi koostööpartneriks oli meil Eesti Rahvusringhääling, kes panustas sinna oma professionaalide ja tehnikaga ja toetas ka muul viisil, siis täna selle mikrokraadi programmi suureks tugevaks partneriks on meil TV3, nii et me liigume sellel maastikul ka erinevate tööstuspartneritega koos ja aidates neil nendega koos siis tööjõuturu vajadustele vastavaid optimaalseid programme teha. Need on tasulised ja see küsimus, mis tudengite videost ka korraks välja tuli, et mida elukallidus tähendab, julgen öelda, et televisioon ja meedia on vähemalt selle testi põhjal küllaltki atraktiivne, et ka mikrokraadi oli meil ühele kohale enam-vähem 4-5 tahtjat ja me suutsime vastu võtta siis jah, ainult 25. Nii et televisioon veel elab. Aga praegu ma tänan